No tervist, mõtlesin, teen ka põnevaatest projektidest iganädalase ülevaate, et siin laua peal on ühed nukkvõllid ja klapivedrud ja asjad, et mul siin on üks Audi, siia läks suurem turbo asjad, et dünos oli mingi probleem, et arvatavasti suurema rõhu all originaalklapivedru ei suutnud klappi kinni hoida, et lükkas klapi lahti. Ma nüüd vahetangi siin klapivedrusid. Siin on ümberringi kõik kinni kaetud, et need pool kuud, kui peaks jooksu panema, siis kuskile väga sügavale mootorisse ei kao. Sisselaset on natukene kehv teha, aga noh, ma olen siin lõpusirgel, et mul on siin 4 klappi jäänud teha veel. Et väljalaset on natukene parem teha. Ja noh, siin pintsetid ja magnetid ja peenike kruvikeere ja naviks, et neid tagasi panna. Aga siia lähevad siis PC vedrud uued, et väljalase on mul tegemata veel, sisselase on pooleli, et siin on võrdluseks siis originaal ja PC oma. Need on siis tugevamad kui originaalvedrud. Ja loodame, et see siis selle probleemi lahendab seal dünos. Et proovingi nüüd sisselaske ära lõpetada ja siis võib-olla teen mingi kaadri sellest väljalaske poolest ka. Nii, sisselaske pool on tehtud, et mul siin üks väljalaske oma on veel jäänud, et paneb selle ka külge veel ja siis on kõik. Väljalaske klapi erinevus on siuke siis ja taldriku oma. Nii, mul on siin üks 3-ne Audi kompressor, mootor C6 kerega A6 pealt. Mul on siin alumine ots on lahti võetud, et juhtus sellega siis väike õnnetus, et siin on kinni jooksnud paar kepsusaalet, ülejäänud 4 tükki on korras, et kiirenduse hetkel jooksis kinni see mootor ja väntvõlli õnneks andis taastada, et see on nüüd üle poleeritud, et seal oli vana see saalajääk oli peal, et tänu sellele, et ta kinni tõmbas selle koha, et ta ei suutnud kahju tekitada sellele väntvõllile veel. Aga põhjus, miks see juhtus kõik, võib oletada, et mul on üks teine 3-ne veel siin, et ma näitan selle peal äkki. Siin on lihtsalt hooldus käsil, aga sellel eelmisel mootoril siis hakkas lekkima see plastikust õlifiltri jalg, et siin on nii-öelda vajalik survekanal, nii-öelda, mis mootorit varustab siis õlitusega. Aga kuna tal lekkis siia kasti peale otse, siis tal surve poole peal tekkis rõhulangus ja arvatavasti originaal õlipump ei pidanud vastu sellele valule. Et ta tuli, sõitis sellega kohale, ma vahetasin selle jala ära ja järgmine päev omaniku enda käes kiirendusel jooksis kokku lihtsalt. Aga proovime nüüd päästa selle mootori seal ja sinna lähevad nüüd uued rõngad asjad, et saaled ja saab äkki sõitma selle. Muidugi, kui mootor kokku jooksnud on, siis on väga raske turbiini lahti saada. Et siin tuli relakas sisse lüüa nii turbiini poolele ja oorata poolele, et aga romulast on uued tükid olemas siia. Mis selle 3-sega siis käsil on? Siin on lihtsalt ketivahetus
paneme juba ennetavalt uue selle õlifiltri jala. Ja siia läheb vaakumpumppuus, küünlad, õlifiltrid ja muidugi õlilekket kõrvaldada. Et siin on hetkel lammutamine pooleli siis. Aga õues on üks 3 veel ootamas ja seal on õlivõtu probleem, et seal on vaja ka kolvirõngad ja asjad vahetada ja plokikaanet taastada ja nii edasi. Et seal väidetavalt pidid uued ketid küljes olema juba. Aga eks seda paistab siis, kui selle lahti võtab. Nii, see saale probleemiga 3 DFC on lahti võetud mul. Silindrid on väga ilusad. Aga mis siin on õlirõngad kinni. Et need kolvid on ikka kõvasti õli näinud. Et siin tuleb ka kolvirõngad ära vahetada. Aga sellega hetkel rohkem ei ole midagi, et ma pean hakkama puhastama ja mõõtma siin ja siis saab hakata kokku tagasi panema selle. Siin teises ruumis on üks Subaru Forester pooleli lammutamine, et põhimõtteliselt tuli teha 2 üks kokku ja hetkel on tõstuki peal siis doonor nii-öelda, kus pealt tulevad asjad teisele masinale, millel on kere korralikum. Et siin on ära võetud juba käiguest, tagatihver, kardaan ja mootor. Mootorile ennem pealepanekut teeb väikse hoolduse. Et siin vahetab välja õlipumba, rihmad asjad, küünlad ja uued õlid ja filtrid külge ja siis saab uuele peale panna. Ja siin kõik, mida võiks vaja minna, on küljest ära keeratud, et pidurid ja asjad, et nüüd saaks põhimõtteliselt õue lükata varsti. Aga siis vaatab selle teisega edasi, et kui hakkab teise pealt seda mootorite kasti maha võtma. No nii, selle 3 ketivahetus on valmis siis, et siin olid mõned rajad veel. PCV klapp sai vahetatud siit sisselaske alt, sisselaske klapid puhastatud ja küünlad said uued. Ja mis seal probleem oli, et tal olid katalüsaatorid sulanud juba, et seal on tehase poolt juba probleem, et segu on nii lahja ja ta on silindritele nii ligidale, et nad sulavad lihtsalt üles üks hetk. Et siin sai siuke lahendus tehtud, et siit ülevalt sai tühjaks tehtud need katalüsaatorid ja alla peal käigukasti sai paigaldatud uued katalüsaatorid. Mis siin veel oli? Sillas oli ikka mõned probleemid, et see kõrvalistuse poolne nurk vajus alla, et sinna läks uus õhkamort ja stavikale uued puksid ja kondid. Ega siin muud ei olnudki, et selleks nädalaks ma arvan, et on kõik, et nende 3-stega tegeleb mingi hetk edasi. Aga uuel nädalal on RS-id töös.